Anna piletit, et kolme Anna. poolteist kilo. Poolteist. Have a sing along, put some pickles on, and play the mellotron. See on kõige unrealim asi, mida ma ajalast näinud olen. Mine hullu! Tervist kõigile vaatama Poistekaja teise hooaja 16. episoodi. See on selle hooaja viimane episood. Kinda ütleks, et hurraa! Sama nagu põhjus, miks ma hurraa ütlen, on see, et eesmärk taaskordselt on viidud lõpule. Kurb on sellepärast, et tahaks nagu veel seda teha tegelikult. Aga sellest kõigest räägime õige pea ka video jooksul. Aga tänane episood ei ole võetud ette ja mingisugust nagu selles mõttes kalateemat, nagu selles mõttes, et kalapüügi teemat. Tänane teema on lihtsalt meenutada kogu hooaega tagasi ja rääkida nii headest kui halbadest asjadest. Enne kui me hakkame meenutama asju ja nii edasi, siis me Maarikiga lööme kerge lõkke ülesse. Selle aja jooksul me paneme teile minutiks ajaks jooksma igast episoodist sellel hooajal mingi klipi ja selle jookseb kuni minut aega. Selle aja jooksul on teil võimalik minna ja samuti võtta kerge snäkk ja jook ja nautida seda kogu asja. Aga ei midagi ei olegi vaja nüüd enam oodata, kui mingi krabage snäkk, jook ja alustame ka siis. No nii, tervist vaatama poistuid. Ära tõsta teda üles, ära tõsta üles. No nii! Mõni mees on ikka tark mees, noh. Me vaata seda geenust, noh. Saime ühest kohast uued polariseeritud. Ma just avastasin, mul ei käi. Oi sa palasnik! Oi sa palasnik! Mina ei oota seda. Aga tuli lõpuks lots ära ja mul isegi tunne, et tegemist... Marek! Räägi! Noh, mis ei rääkida, vaadake. Rahav. See on mingi 3 meetri sügav ju. Mine metsa. Ja peal. Lõi ära, 2 korraga. Tee järgi. Ei, no kõva. Oh, mis teed? No nii, tervist ka minu poolt siis ja alustame Poistega kalale teise hooaja viimast episoodi siis. Noh, ütleme nii, et siis jutustamise episood rohkem. Siuke kokkuvõte kogu sellest asjast, mida me oleme läbi elanud ja teie olete meiega koos läbi elanud. Ja, kõik need emotsioonid ja mälestused ja failid ja õnnestumised jah. Kõik need on enamasti meil, noh, mitte küll kõik, aga enamus on ju ikkagi videotes meil, kui on vähe kõvemad püügipäevad olnud ja paljud rekordid on nähtud koos teiega. On. Igatahes, minnes teema juurde, mida me tahame täna teha, on see, et meenutada ikkagi kogu hooaega tagasi. Siis seekord me teeme natuke teistmoodi kui eelmine aasta. Eelmine aasta me olime täpselt siin sama koha peal. Täpselt. Ja siis me lihtsalt umbes meenutasime midagi. Seekord on natukene kõve meelde. Seekord meil on kerged küsimused ja edasi tehtud see iga episoodi kohta, mida me, mis võiks nagu meile meenutada. Need on meie chatis olemas. Milline episood sellel hooajal sulle kõige rohkem elevust pakkus? No ma ei saa mitte kunagi rääkimata esimest episoodi. See nagu the most excitement episood, mille jaoks ma olin kõige elevil. Edasi üldse, mida ma ootasin nagu edasi silmapingset. Ja ma arvan, et Marek võib teegut seda sama ka teegut mingi määra ikkagi öelda. Ma pakuks see esimene küll jah, sest see on ikkagi teise hooaja algus, ütleme nii, et põhi nii-öelda. Ja saad aru, me räägime nüüd teile ka, kui elevil me teigu mõlemad olime, me nagu tahtsime täiega hakata uuesti contenti looma edasi. Siis kui me lõpuks saime minna ja teha seda,
siis oli süda rahul. Ja süda oli lõpuks rahul. Ja esimene episood oli meil särjepüük. Ei olnud küll kõige parem video, aga noh, oli nagu ta oli, aga vähemalt nii-öelda need kõige tähtsamad eesmärgid said täidetud. Selles episoodis seal ühines ka meiega täiesti uus inimene, kes sai nii mõnessegi episoodi käima ja tema nimi oli Rasmus. Indrek, jah. Ütleme lihtsalt juba praegu ära, et aitäh sulle, et sa meiega käisid nii mõnelegi seiklusel. Nii mõnelegi seiklusel, jah. Ja aitasid meil filmida samuti. Ja said olla ka selles asjas osa. Võta kohe. Võta kohe, Etse, võta kohe! Võib-olla talvine haugipüük, kus päevas saime, mis ta oli? Videos saime 8-9 haugi. 8-9 haugi, kaasa arvatud vanamehega. Vanamehed oli ikka päris kõva. Ta oli jumal äge, sest seal päev läbi võitis põhimõtteliselt. Tegelikult ma võin ausalt öelda, et meil varem ei olnud siukest nagu võttu olnud, et niimoodi, et me päevas saame 2, 3, 4 tükki ja edasi. Millist episoodi oli kõige raskem ellu viia selle hooajal? Ma alustan. Alustast. Minu jaoks kahtlemata angerapüük, sest see oli päris tuksis. Sest et sa tegid ennem seda püüki, tegid endal puugivaktsiini. Oli puugivaktsiin. Ja ma arvan, et see oli sellest, et sellepärast, et ta lõi lihtsalt nagu selle vaata tagasilöögi. Ilmselt mul oli vaata mingi teine gripp, mingi pisik sees ja puugivaktsiin ja ma ei tea, kuidas ta seal tuli. Võib-olla ta lõi käima selle. Läksime Tartusse ära. Minast läksime isegi koha peale ja siis hakkas paha või? Sul tegelikult juba, sa ütlesid tegelikult bussis juba, et sul vaikselt juba keerab. Aga ei toi oli nii hull veel. Aga sa ütlesid, et me paneme ära. Ja, oli tegelikult päris normaalne. Kui sa oleks saanud ilusti nagu osa võtta ja oleks probleemi, siis sa oleks bänger võtnud. Ma ütleks, et saak ja kõik muu puha oli parem kui eelmine aasta. Saime 2 angert uuesti ja pluss me saime muudki mudru, ehk siis kiisk, põhiliselt oli kiisk ja latikas. Isegi päris siukene normaalne latikas tuli, kui ma mäletan. Minu mäletamist järgi isegi see latikas suurem kui siis, kui me käisime eelmine hooaeg sügisel latikat. Ja. Minu arust sai suurem kui too. Võimalik, jah. Kõige raskem oli, ma ei vaidle ka, ja see on nii esimene jõeka püük, mis meil oli. Mäletan, üle uputust täiega. Ma võin kõigepealt alustada sellega. Meil läks kogu selle kõigest ühe episoodi peale, läksime kokku 6 nädalat. Ja me ootasime räigelt, kus ta taandub, läheb paremaks. Siis läks minust veel rohkem tuksi või? Esimene kord me käisime, sellest ei ole klippe teil üldse näha olnud, aga me näitasime isegi ühe klipi video lõpus. Oli see, kui me käisime talvel veel, siis kui oli lumi maas. Siis oli probleem see, et täielikult külmakraadid külmutasid täielikult jää peale jõele. Põhimõtteliselt jões sa ei saanudki püüda põhimõtteliselt. Sai, aga väga minimaalselt. Ja sellega kaasnes 0 võttu. Ja me andsime alla ka tegelikult, sest me nägime, et pole mõtteks, kui ainult kitsad kanalid jooksevad. Teed viske ära, võtad landi kätte, vaatad landi jumala ees. Ja niimoodi see käiski. Järgmine kord käisime 2 nädalat hiljem ja siis oli täielikult üleujutus. Kõigepealt ma ütlen seda, et 3-4 päeva ennem seda, kui me läksime videot filmima, käis Marek püümas. Ta sai oma selle üldise rekordi, see oli 39. Pole küll kõige suurem, aga selles suhtes ikkagi. Siis oli jõgi veel normis. Ja siis ma sain samal päeval ühe jälka veel 37. Ja siis 1 tuli veel, läks ära viimasel hetkel. Elullu. Ja ta oli väga hea päev. Kui mul oleks olnud aega, ma oleks saanud pikemalt teha. Aga rääkides veel sellest episoodist. Täiek üleujutus. Võib-olla ma natukene üle liialdasin, et 100 meetrit oli jõest teemal jõgi jooksu, ütleme 50 meetrit ikka. 50 ikka, jah. 50 meetrit teemal. Need klipid, kus me olime metsa all ja vesi jooksus, ei olnud tehtud niimoodi umbes, et vaatasime kuskil lihtsalt vesi jooksed ja lähme lihtsalt teeme contenti nimel. Ei, see lihtsalt, see on otseses mõttes. Ja kõige lühem tee, mis me teadsime jõele, läksime sealt ja tuksis. Ja see nii nukker oli olla, kui me sealt ära tulime. Ja lõppude lõpuks kummard olid hästi ligemärjad. Täiesti. See nii väljas kui seest. Marek isegi pani täielikult rage'i seal meie nina all ja seda oli lihtsalt näha. Kala vist ei saanud ikkagi lõpuks ju. Tol päeval ei saanud. Aga järgmine, ei.
järgmine kord läksime mitte järgmine päev, vaid järgmine kord jah. Sai see setsel, sai mõõduka ja tegime süüa. ja seal oli see Tartari. jõgi oli jällegi normis tagasi. Siis oli täitsa norm. Milline episood sellel hooajal oli kõige huvitavam sinu arust? Ma mõtlen, eks. Kõige huvitavam minu arvates oli no minu jaoks võib-olla suvine und. Ma jäin ka korraks mõtlema. Sest et suvisel unnal oli see, et lihtsalt ma arvan, et sina ka ei olnud varem seda teinud. Ei olnud. Ja see oli meie mõlema jaoks nagu täiesti uus asi, kuigi me teadsime, kuidas see kõik asi töötab ja unnapüük talvel on täiesti tavaline asi on meie jaoks. See on täiesti tavaline. Nähes, kuidas see ka efektiivselt töötas, see oli väga äge ja natukene isegi oli see tõrtsu ägedam isegi määral. Jah, oli küll. Kuigi see oli kõige huvitavam minu arust, et kuidas mul see und ära kadus. Ja endiselt me ei tea, me ei ole näinud. Ei ole näinud, pole kuulnud, pole näinud, mitte midagi. Ma olin paugu otsas kui puugi. Jah. Lutsupüügilt ma võin öelda, et ma olen sellist püüki varem ka harrastanud, aga see oli minu jaoks üllatus, see lutsu suurus. Ja see oli päris üllatav. Sest et ma olen siin varemgi selle jõel, kus me ka praegu oleme, see on see sama jõgi. Olen kohalikelt uurinud ja kohalikud on ütlenud, et siin, et seda suure lutsu šanssi praktiliselt ei eksisteeri. On öeldud, et 15 sendised on kogu aeg või 20 sendised, aga siuke, et mõõdukas tuleb, see on täiesti Üllatus, mis üllatus on? Ma arvan, siis ma olen aasta tegija siin. Võimalik, jah. Millisesse episoodi sellel hooajal sa kõige rohkem pettusid? Linask. No ma otseselt ei pettunud. Arvata oli, et siukene saak tuleb nagu ta oli. Isegi hästi tegelikult läks. Kui ma võrdan tegelikult sellega, kuidas eelmisel hooajal me esimesel linaskipüügi tegime, kus me praktiliselt praegu ei saanudki midagi, tegelikult me saime mõned väiksed. Ja vigade parandus, ossa vana. Aga jah, selles suhtes me arvasime kogu aeg, et davai, jälle tuleb see kõva video nagu eelmine aasta, vaata. Sama koht, kõik asjad, möllu, pärgid, särgid. Oi, kui raskelt see läks tegelikult, oi, kui raskelt. Me tegime kokku seda 2 korda täpselt seda ühte samat asja, ehk siis me olime õhtust kuni hommikuni, nemad läksid küll koju magama vahepeal ja siis tulid tagasi. Aga jah, aga selles suhtes see aasta paljud ka ütlesid pärast seda videot, kui me selle videoga üles laadisime, siis paljud ütlesid tegelikult, et see aasta üldse on see Niaski saak on siuke väga kehv olnud. Ma tean, et mõni siin hakkab nüüd kommenteerima, mis sa räägid, et kuule, ma sain seda, palju õnne, ei küsinud. Mõni mees on ikka tark mees, Minu jaoks kõige rohkem pettumust valmistunud on see latikas suvine. Sest et see oli nagu reaalselt next level lihtsalt, mis seal toimus. Sest et ma võime öelda, et me käisime Linaski tegelikult, ma alustan sellega, et me käisime Linaski proovipüüki tegemas tohhajoo palju lihtsalt. Et teada, et kunas ta nüüd sööma hakkab ja kõik muu puha. Ei käinud palju. Mina käisin küll kogu aeg uurimas ja proovimas. Arv. Ja ma käisin eriti kevade lõpus hästi palju. Ja siis tulid latikad siga palju lihtsalt. Ma isegi ei valeta, kui see saagi arv võis alata kuskilt 10 ja lõppes kuskilt 25 või 30 ja pluss nendest ka veel mitmed lasid niisama tagasi ka, sest et neid oli liiga palju lihtsalt. Ja see tekitas nii suurt pettumust sellepärast, et lihtsalt 4 latikat ja need ei olnud isegi suured. Ja me ei saanud isegi särge isegi väga. See oli ka väga imelik. Et selles suhtes väga pettumust valmis. Õnneks päästis too üks latikas, mis ma kunagi hiljem püüdsin. Too päästis mingil määral selle toidu osa vähemalt. Ja me saime vähemalt süüa teha. Ja siis kusjuures oli Oliver ka meiega seal videos. Ja temast on väga kahju seal videos, et teist korda meie videos, teisel hooajal ja jälle ei saa mitte midagi kätte. Ja on nagu karpkalagi püüki. No karpkalal oli enam ennustada, et... No seal oli teada juba, et see värk läheb päris see... Jah, see läheb tuksi. Aga no lootsime imele, ütleme nii. Kõige rohkem lootuse oli täiesti latikal, et see võib-olla see äkki pauk, vaata. See on see, vaata. Aga ei, täiesti teine. Milline episood sulle kõige rohkem meeldis sel hooajal? Selles suhtes ma ütlen ausalt ära, et isegi Haugist mul meeldis kõige rohkem tegelikkuses see Ahven Popperiga. Ma tean, et
see, kui oleks popperiga saanud ahvenat reaalselt nagu nii, Oleks päris kõva. siis oleks kindlasti. Ja ma arvan, et see suurus oleks ka olnud ikka päris kõva. Teigu ma võin öelda seda, et 25-sendised haaravad ka täiega popperit. Ikka haaravad. Aga lihtsalt nagu kurb on mõelda seda, et nagu see järv läheb ainult kapriissemaks minu arvates. Ma arvan, et seda ka, aga lihtsalt inimesed ka mõjutavad seda kõvasti. No me oleme rääkinud seda küll ja veel videotesse. Ärme hakka jälle korrutama. Ahvenal oli see, et kuna me viskasime 2-3 tundi nulli popperiga, siis me otsustasime minna ikkagi uurida seda vana kohta, kus me ka eelmine hooaeg tegime ahvena vigade paranduse. Ja. Seal purde juures. Purde juures, hüpeka juures, jah. Ja sealt hakkas tulema. Ja jälle Peipsika sisse panid ja hakkab tulema. Ja. Nagu ikka. Aga see aasta oli lihtsalt sellised nagu väiksemapoolsed kalad seal. Ja mis oli äge selle juures see aasta võrreldes eelmisemaga, oli see, kalad oli isegi 1-2 kaupa vahepeal. Jah, tuli küll. Nii, aga küsimuste poolest on otsas. Nüüd mõtleme. Igaks juhuks korrutan teile üle, et meie ei ole vennad. Seda on küsitud päris palju. Ma panen mõned kommentaarid ka siia praegu ette teile. Et jah, me ei ole vennad. Me oleme väga head sõbrad. Väga head sõbrad. Räägiks teile võib-olla tulevikust veidikene. Tulevikust, jah. Mis saab sellest kanalist, mis saab sellest hooajast. Ja mis saab meist. Kõigepealt sellest hooajast. Me tahame ikkagi 3. hooaega läbi viia, ma arvan küll. Jah, mis võib küll tulla paari aasta pärast, sest põhjus on põhiliselt mina. Eelkõige Etser, no räägi täpsemalt. Ma tean, et ma tean, et see uudis võib-olla ei meeldi teie, aga ärge veel seda videot kinni pange, ärge pange veel. Oodake, kuulake ära, siin on ka head uudist. On, mõni ikka on. Põhiliselt on sellepärast, kuna minu vanus, ma olen 19, varsti saan 20. See on ikka 20. Jah, ja mul on omad kohustused juba ka, mida ma pean varsti tegema ja minu üks kohustusest on see, ma pean minema kaitseväkke, mida muidugi ma ei taha, onju. Selles suhtes, see võtab aasta ära, onju. Ja asi ongi selles, et miks 2 aasta pärast vähemalt või 3, pigem ütleme 2, siis ongi sellepärast, et ma ei tea, kas see tuleb nüüd järgmise aasta poole aasta pealt ehk siis suve keskpaigas või siis see tuleb 2025 algul pean minema. Et siin ongi see, miks see läheb vähemalt 8 aastaks pausi, see poiste kallal asi. Selles suhtes, kui läheb plaani korras, ja on 2 aasta pärast uuesti videod, siis meil on üks eesmärk oli ka veel. Eesmärk oli see, et ma saaksin autolõpat ära tehtud. Jah, et saaks mujal Peipsile üldse kuskile. Kesk-Eestisse. Ja me saaksime nagu, et meil avaneksid need uksed. Ja me saaksime teha ägedamat contenti. Sest vanematega ei klapi iga kord. Ja. Sest näiteks Kesk-Eestisse, mis paljusid Kesk-Eestisse on mingi sott umbes. Sott sinna, sott tagasi. Ja mis vanemad samal ajal teevad, siuke 1000 erinevat, kuidas ma ütlen, põhjus tuleb, miks ei õnnestu. Et selles suhtes me ütlemegi seda, et kui oleks omal endal autoload, meil tekiks palju rohkem erinevaid plaane uute kalade püügi jaoks. Näiteks, et me saaksime võtta mingi merepüüke näiteks ette, mis saaks ka väga äge vaata. Jaa, või näiteks Lätti kuskile. Lätti on küll natuke teine teema oma ette. Ta on küll jah, nõks teine teema, aga sellegi poolest. Et selles suhtes see ongi hea uudis teile tegelikult, et tegelikult poiste kallal asjad lähevad palju ägenemaks. Meil tekib siis palju rohkem ideid, me saame võtta uusi kalu ette ja nii, uusi seiklusi, mida teiegi saate näha. Et selles suhtes nagu sellist seiklusi me tahame teiega jagada samamoodi. Ja see on sama aeg, kui meie mõlema jaoks ka mälestused selles suhtes. Mis siis senikaua selles kanalis saab? Teie nagu nii küsiksite, kas see kanal siis surebki nagu senikaua ära, et kas see jääbki nagu vaite? Ei. Ärge sellepärast küll muretsege. Sellest alates, kui selle kanali ma lõin, sellest alates ei ole ühtegi aastat olnud, kus ei oleks ühtegi videot tulnud. Content on erinev nüüd. Selles suhtes formaat muutub lihtsalt. Et enam ei ole siuke saatesandane asi lihtsalt. Ei, sest jällegi, kui palju me jõuame kalale nüüd tulevikus. Vahepeal ikka peab jõudma. Midagi teha lihtsalt peab jõudma. Ta formaat kindlasti muutub, et ta ei ole siukene nagu praegust. Võib-olla me teeme rohkem siukseid, kuidas ma ütlen, mitte tavapäraseid püüke. Seda ka kindlasti. Aga võib-olla siukseid, kuidas ma ütlen, katsetamisvärki.
no vaatame ja, aga õpetussõnu väga pigem ei tule sellega ei no kaasa. kindlasti mingid ikka tulevad. Võib-olla jaa, siukest nagu kõige tähtsamad, aga noh, eks me jagame jah, nii palju kui me saame ja niimoodi. mida te võite veel oodata videotest? Kindlasti kalapüük, absoluutselt. Siis erinevad vlogid, absoluutselt igasugust seiklusi. Tuletan meelde, et ma tegin vahepeal ju Rootsi tripist ja need olid väga tuusid. Kui mul küsitakse, mis video, kui ma lõin mingi video see aasta vaata, milline oli mu lemmik, siis ma ütlen ausalt ära, et Rootsi tripid olid kinda minu lemmikud. Ja need oli äge teha, need oli naljakas teha, need oli pärast äge ja naljakas ka vaadata. Ja eriti nagu, ma panen selle video ka siia, see teine päev sellest, see oli nii hea lihtsalt, see montaaž oli 10-10-st, naljakas. Pommakas või? Ei. Ja kes teab, sest et varsti on ka tulemas uus muusikalbum mul välja, et selles suhtes jah. Et seda võite oodata. Ma tean, et parem sa võid selle elusõnakat ja selle värgi ka panna, kui kedagi huvitab. Selles suhtes, kes tahab veel rohkem contenti näha, siis elusõnakate kanal on samuti. Markit ei ole veel seal endiselt, aga kes teab, võib-olla kunagi tuleb. Võib-olla kunagi tuleb, sest, räägin ka ära, sest nädalavahetusel käin vanaisaga jahis. Reedel lähen vanaisa juurde, pühapäeval tulen koju ja päris hästi läheb ikkagi, meil on seal enamasti tuleb, ütleme nii 20 inimest ja saab veel mõne suurema põdra, mõne vahest sea ja... Aga sealt elusõnakate kanalit ma ütlen endiselt, et see ei ole kanal, kus te võite oodata kalapüüki, kindlasti mitte. See on kanal, mis on loodud noortekate jaoks, kus olen minagi osa sellest tiimist ja kõigest muust puha. Mina olen põhiliselt see kaameravend, kes põhiliselt see kogu asja seal filmib enese. Juhib ja värki või? Juhib ka või? Mingil määral ikka? No väga natukene jah. Ma olen üks korraldajatest, ütleme ikkagi, ma olen osa sellest tiimist vaata. Et selles suhtes teil on võimalik ka ise nendest noortekatest osa saada ja kõike muudki puha veel. Sest et seal jooksevad igasugused promovideod ka samuti, kus te saate olla osa ja teada, kunas ja kus miski toimub. Teil on võimalik tulla koha peale, mind näha või siis Markit kunagi, kes teab. Teil on võimalik küsida küsimusi, mida iganes silmast silma, mõelge. Siis võib küsida nii palju, kui hing ihkab. Kui hing ihkab ja kui küsimusi on. Kanali link on descriptionis kõik asjad. Ja olge live'l ja kõik muu puha. Aga jah, selline oli Poiste kalale teine hooaeg. Oli nii häid kui halbu momente. Oli feile. Õnnestumisi. Jah. Oli meie vahel draamat, mida teie ei tea ega saa kunagi enam teha. Mida täpselt seal me ütlesime üks teisele ja edasi. No vahepeal ikka kiskus päris tuksi jah. Ja. Aga noh. See ei puhtalt sellest, et oli väsimus. Jah, seda ka jah. Tuletan meelde, et Salmo toetab seda kogu hooaega. Loodame, et ka järgmiseid, mis tulevad ilmselt mõne aasta pärast. Ja ega midagi ei olegi öelda, kui endiselt kommenteerige. Sest et kes teab, võib-olla kunagi me loome ka ühe video, kus me loeme teie kõigi kommentaare. Siis saate teie tähelepanu. Ja siis ikka lõpetame selle. Näeme siis teiega kas siis järgmistes videotes või järgmistel hooaegadel. Jah. Ongi järjest. Ära tõsta seda üles. Ära tõsta üles. No nii. Mine metsa. Tragin sulle otsa. Peal. Unreali masin, mida ma ajalast näinud olen. Hea võtlus ole ju. Mis teed? Vesi.